alustame siis juttu sealt maalt, et kuidas te üleüldse esimest korda kaevandusse tööle sattusite? No nagu ma rääkisin pärast Saksamaal algkeskkooli lõpetamist, mul tuli otsustada, mida ma tegema hakkan. Ja siis oma endisi huvisid kõiki kokku pannes ma otsustasin, et tahan mäeasendust õppida. Ja Saksamaal oli just seal mitte kaugel, kus ma olin, oli üks mäeakadeemia, mis on nagu mäeülikool. Spetsiaalne mäeülikool. Seal muud midagi ei õpetada, ainult mäeasendust. Ja geoloogiat. Ja siis ma läksin sinna. Ja siis Saksamaal oli niisugune kord, et kui te tahate mäeinseneriks saada, te võite oma kursuse läbi teha suure eduga, aga enne ei saa diplomit kätte, kui olete 1 aasta kaevanduses töötanud. Et mäeinseneriks ei saa olla paberi teadmistega, peab praktilisi kogemusi olema ka. Kuhu ja kuidas te siis tööle sattusite? Ja siis, mis tavaliselt kõik need tudengid seal tegid, nemad töötasid kooli vaheaegadel, kaevandustes. Et kogemusi saada ja et ka raha teenida muidugi. Ja siis ma esimene kord läksingi just 1948. aastal märtsis. Seal akadeemia, mis oli Hartsi mägedes, seal lähedal oli üks seadina ja tsengi kaevandus. Ja töötasin seal 2-3 kuud, kui pikk see kooli vaheaeg oli. Suve vaheaeg. Millised need tööpäevad olid seal? Noh, seal oli ikka hommikul kella 8-st kuni kella 5-ni. Tavaline. Aga maa all väga pikki tunde ei töötata. 8 tundi on normaalne. Ja siis järgmises vaheajal ma käisin söökaavanduses Ruuris. See oli juba kaugemal tööl. Sellest söökaevanduse ajast on üks väga vahva pilt säilinud, kus te olete sellise nõgise näoga. See ongi, jah. Meenutage, et kuidas see pilt tehti? No see oli, ma olin 2 kaaslasega, 2 eestlast tegelikult. 3 eestlast käisime seal kursusel. Me elasime koos seal kaevanduse lähedal ja siis otsustasime üks õhtu, et kui me töölt tuleme, võtame pilte ka. Muidu me ei teagi, kuidas see välja nägi. Ja siis tegime, pildistasime 11. Kas te teate, mis nendest teistest kaaslastest sai hiljem? Jah, nemad läksid, üks läks Ameerikasse ja teine läks Kanadasse. Ja nemad ka, nagu nii palju kui ma tean, töötasid oma erialal, aga ma ei ole ka vaega enam ühenduses olnud. Ja siis muidugi söökaavanduses seal maa all kuum, eks ole. Ja siis sel ajal oli kaevandamise töö oli füüsiline töö ikka. Kirka ja labidaga ja suruõhua, aambriga ja siis muidugi läksime higiseks. Ja siis see peenikene söötolm, mis õhus oli, see jääb naha külge. Nii et kui me välja tulime õhtul sealt kaevandusest olime nagu neegrid. Ja siis duši all sai muidugi ära puhastada enam-vähem seebiga. Aga siis mitte silmade ümbert, seepärast, et silmade ümbert ei saanud seebiga nii lihtsalt teha. Siis kõik, kes seal kaevanduses töötasid, käisid nädala jooksul ringi mustad prillid ümber, prillivõrud ümber silmade. Silmad puhastati ainult reede õhtul, nädala lõpuks. Kui te lõpetasite nüüd seal kooli, mis diplom see siis täpselt oli ja mis aasta te lõpetasite? No ma Saksamaal ei lõpetanud, sellepärast, et seal, kui ma seal kaevanduses töötasin, just seal söökaevanduses, siis ma rääkisin nende oma kohalike ülemustega seal, kes, ma ei tea, mis eesti keeles öeldakse, saksa keeles öeldakse steiger. Ma mõtlen, Eesti vaskussõna on ka steiger, on Saksamaalt tulnud. Need, kes seal maa all olid iga päev nagu ülemuseks. Ja tuli välja, et nemad olid olnud kaevanduste juhatajad ja peainsenerid Sileesias. Ja pärast seda, kui sõda lõppes, teine maailmasõda, Sileesia anti Poolale
kompensatsiooniks selle eest, et Ida-Poola jäi Venemaale. Ja muidugi poolakad ajasid kõik need sakslased välja sealt. Nii et nemad ainukest tööd, mis nad said, Saksamaal oli palju madamal ametikohtadel kui nende, kui nad oleksid pidanud olema. Sellepärast, et lihtsalt ei olnud kaevandustööstus ei olnud nii suur, et neid oleks kasutada saanud. Ehk te nägite, et karjääri võimalust tegelikult pole? Ja siis ma ütlesin endale, et aga mis mina siin teen? Kui ma siin kooli lõpetan, mis tööd mina siis saan? Mul ei ole mingit kogemusi. Ja nüüd nemad töötavad nii võrdlemisi madalal ametikohal. Ja ma siis otsustasin, et ma lähen kuskile maale. Ja see oli juba sel ajal, kui oli juba nende välismaalastest põgenike Saksamaalt väljarändamine alanud. See algas 47. aastal. Ja mina kogesin see 48. aastal, nii et ma siis otsustasin, et ei ole mõtet siin kooli lõpetada, ma lähen kuskile, kus ma võin elama jääda ja lõpetan seal. Kuidas see valik Austraalia kasuks langes? Oli seal mingid alternatiive? No mina ei teadnud Austraaliast midagi, ainult et on väga kaugel. Ja ma teadsin, et seal oli kaevandustööstus. Austraalias kaevandustööstus oli juba siis maailma tuntud. Mitte nii suur kui praegu, aga juba siis oli maailma tuntud. Ja siis peamine asi oli, et sinna võeti kiiresti. Kui te tahtsite minna Ameerikasse näiteks, Ameerikas oli kvoota, nad võtsid nii palju igalt maalt aastas. Ja tahtjaid oli rohkem, nii et pidi võib-olla ootama 2 aastat või 3 aastat, enne kui said järjekorda. Kanadas oli veidi lihtsam, aga seal oli ka, ei olnud nii, et kutsuti. Seal oli nii, et pidid oma järjekorda ootama. Austraalias oli pärast seda suur tööliste puudus. Ja siin oli need ametiisikud käisid ringi mööda laagrit, ütlesid, kas te ei taha tulla. Ja kui ütlesite jah, ja saite peamine kvalifikatsioon oli tervis. Kui tervis oli korras, siis sai kiiresti. Aga kui raske otsus see oli emotsionaalselt? Ikkagi teie kogu ülejäänud pere oli jäänud raudse eesriide taha? No mul oli juba sel ajal selge, et ega ma koju ei saanud minna. Sellepärast, et see kommunistlik valitsus sinna jäi, selle oli juba selge, et ta jäi juba pikemaks ajaks ja tagasimineku võimalust mul ei olnud. Nii et pärast seda ei olnud enam mingit emotsiooni, ma pidin kuskile minema ja küsimus oli, kuhu minna, kus oli kõige parem koht. Ja mulle sobis Austraalia ja läks kiirelt. Milline see reis Austraaliasse oli? Me läksime Saksamaalt rongiga Itaaliasse, Napolisse. Napolis oli läbikäigulaager, ootasime laeva ja nädal või paar nädalat. Ja sealt laevale ja siis otse kohe Melbourne'i. Kuskil ei peatanud teel, 3 nädalat. Kui palju neid eestlasi veel oli? Noh, seal laeval oli umbes 2000 väljarändajat. Eestlasi, ma mõtlen, oli paarsada. Aga see on ainult üks laev. Seal läks, sel ajal oli juba see laevaliiklus väljarändajatega suhtes väga suur. Paljud läksid Saksamaa sadamatest ja läksid Sydneysse. Mina läksin, nii juhtus, läksin Itaaliast ja tulin Melbourne'i. Ja see sõit toona kestis ikkagi ju ligi 6 aega või? 3 nädalat, täpselt 3 nädalat. Ja siis ja nii oligi, jõudsime siia Melbourne'i siia sadamasse ja laeva peal olid ametnikud juba kõik meie paberid korda ajanud, kõik need immigratsiooniametnikud ja tolliametnikud, see tehti kõik laeval ära. Nii et kui me siia jõudsime, siis on midagi, tulime laevalt maha, rongi ootas rongi peale ja viidi siit umbes 200-300 kilomeetrit põhja poole läbikäigulaagrisse, kus meid sorteeriti siis. Kuidas Austraalia teid vastu võttis või mis mulje jättis alguses teile, kui saabusite? Noh, me olime Saksamaalt põgenikelaagritest, kõik oli väga hea.
aga muidugi esimene asi, me läksime jälle laagrisse, eks ole, üks endine sõjaväelaager, Austraalia sõjaväelaager. Aga seal me ei olnud kaua, seal oli ainult nädal aega hiljem ma olin juba tööl Kivimurrus, Lõuna-Austraalias. Nii et see tingimus oli siis jah, et Austraalia riik võtab kõik avasüli vastu, aga seal oli üks tingimus. Ja riik mitte ei võtnud vastu, vaid korraldas selle transpordi. Et minu midagi maksta ei olnud. Just. See laevasõit oli Austraalia riigi korraldatud. Aga vastutasuks pidime tegema 2 aastat tööd seal, kus riik ütles. Ise ei olnud valida. Ja see oli ju sellepärast, et Austraalias oli suur tööriiste puudus sel ajal. Ja niisugused tööd, mis ei olnud väga meeldivad, sinna keegi ei tahtnud minna. Ja neid tuli teha, nagu näiteks veevarustusi, toruliine panna maal või kuskil hospitalides töötada või nii. Ja teie sattusite? Ja mind saadeti Kivimurdu Lõuna-Austraalia pealinna Lõuna-Servale, Adelaidi Lõuna-Servale. Ja te olite siis töötasite, kui ma õigesti tean, suruhaamriga või? Suruhaamriga, jah. Meil oli, kui nad Kivimurrus muidugi 2-30 meetrit kõrge see sein, seal puuriti ülevalt puuraugud ja siis lasti see sein maha. Aga need mõned kivitükid olid liiga suured, et neid ei saanud ära viia. Need pidi väiksemaks lõhkuma ja siis mina puurisin käesoleva suruhaamriga auke lõhkeaine jaoks, et neid lõhkuda. No see kõlab tõeliselt ränk töö. Noh, ma olin noor ja tugev. Ega ta kerge töö ei ole 8 tundi päevas kogu aeg, eks ole. Mul ei olnud see midagi. Ja mul oli hea meel, et sain hakata oma eluga jälle peale. Kuidas eestlastesse üldiselt suhtuti siin? Eestlaste vahet siin palju alguses patlased. Nendel olid patlasedki kühed. Eestlased, lätlased ja leedulased. Ja nad nägid ühtemoodi välja ka, eks ole. Aga siis patlaste nimi oli hea. Patlaste vastu minul niisugust asju kunagi ei ole olnud, et keegi oleks minuga halvasti käitunud. Ja sel ajal oli muidugi need austraalased, kes siin olid, need kõik inglise või šoti või iiri päritoluga inglise keelt räägivad. Nendel oli see niisugune ei olnud igapäevane, et on inimesi, kes ei räägi inglise keelt. Nii et sellega oli alguses natuke tegemisi käega vehkida ja aga mitte, et midagi seda halvaks oleks pannud. Teil oli vahest natuke raske oma juttu ajada. Kui hästi teie keelt oskasite? Mina olin juba hakkasin Tallinnas Kostavarovi gümnaasiumis õppima inglise keelt. Ma oskasin lugeda, aga mul ei olnud rääkimise praktikat. Ja siis sõnavara oli väike. Ja muidugi see nagu Austraalias inglise keelt räägivad, see ei ole see inglise keelt, mida mina õppisin. Austraalastel on oma aktsent ja oma sõnad ka, mis nad kasutavad slängi sõnad. Nii et alguses oli, kui ma Kivimurrus töötasin, seal lõunaks tulime kõik kokku ühte kuuri, kus oli, meil olid võileivad kaasas ja tahtsid teed ja sõime lõunat seal. Ja kui ma alguses kuulasin, kui nad omavahel rääkisid, ütlesin, kurat, et sellest ma ei saa kunagi aru. Aga aja jooksul pika peale hakkas kõrv nagu aru saama. Ja siis natukese aja pärast, 3 kuu pärast juba ei olnud midagi. Kuidas te ennast sealt Kivimurrust siis üles töötasite? No mina tahtsin ikka ülikooli tagasi minna, mul oli kursus pooleli ja Kivimurd oli ülikoolist kaugel ja seal ülikoolis olid õhtukursused teatud aladel, mida ma oleks saanud juba hakata töö kõrvalt tegema. Aga et seda teha, ma pidin kuskil lähemale tööd saama. Ja siis umbes 6 kuud pärast seda, kui ma sinna Kivimurdu läksin, ma siis läksin ja rääkisin nende valitsuse meestega.
ja siis nad olid nii head, et muutsid mu töökoha ümber ülikooli lähedal ühte vabrikusse. Ja see oli nii lähedal, et sealt ma sain juba jalgrattaga käia koolis. Kuidas see siis päev teil välja nägi või? Noh, alguses see oli üks vabrik, mis tegi autokeresid, nagu kui te tahate veoauto näiteks, veoautodele. Kui teil oli, te võite muidugi minna ärisse ja veoauto osta, kui te tavalist autot tahate, aga kui te tahate mingiks eriotstarbeks, siis te ostate ainult šassii, selle esimese osa ja šassii ja seal ehitatakse kere peale. Nagu näiteks farmerid tahavad mingisugust kas võib-olla põhku verada või nisu verada või, siis, või viljateri verada või midagi või kellelgi mingisugune muu vajadus või kallurautud. Ja seal vabrikus ehitati neid. Ja ma alguses olin lihtsalt vabrikus seal masinatega, töötasin tegin nende autokerede osased. Aga siis nendel oli, nagu ma ütlesin, sellel oli Austraalias suur tööliste puudus ja nendel oli üks tehniline joonestaja, kes otsustas lahkuda. Ja nad ei saanud kuskilt tehnilist joonestajat, lihtsalt ei olnud saada. Ja nad teadsid, ma olin rääkinud, et ma olin Saksamaal ülikoolis käinud, tehnikaülikoolis. Ja nad siis tulid ja küsisid, et kuule, kas sa joonestada oskad? Ma ütlesin, noh, ma katsun igat asja. Ma olin ülikoolis natuke teinud, aga mitte palju. Aga mul nii põhimõte oli selge. Ja siis nad ütlesid, viisid minna sinna joonestusbüroosse ja hakkasin tegema. Esimesed asjad ei olnud tagantjärele mõteldes, ei olnud küll väga ilusad. Aga pika peale käsi läks joonda ja siis ma olin tehniline joonestaja. Ja see oli muidugi asja lihtsamaks, sellepärast, et mul ei olnud tarvis nii täpselt kella 8, kella 5 töötada. Ma võisin töötada kas varem tulla või hiljem tulla, varem enam minna, õhtul hiljem töötada, peaasi kui ma töö ära tegin. Ja see aitas mind ülikoolis käia nendel kursustel, mis ei olnud õhtul, mis olid päeva jooksul. Ja ma olin küllalt kooli lähedal, ma sain seda teha. Te olite siis teistest üliõpilastest ju juba omajagu vanem? Ma olin 10 aastat vanem, jah, kui ma lõpetasin. Ma olin peaaegu 30 juba. Ja kui te siis ligi 30-sena ülikooli lõpetasite, siis seisis teil ju oluline hetk nagu karjäärivalikus ees, eks ju? Siis oli jah küsimus, et mis ma nüüd teen. Ja seal oli see, kes meie professor oli, see meie asjandus. Professor, tema oli üks väga tore mees, tema ainult ei olnud huvitud meie õpetamisest, vaid ka, et mis me edasi juhtub. Ja ta ütles mulle viimasel aastal, just enne seda, kui ma lõpetasin, et kuule, et mis sa nüüd tegema hakkad, et sa oled juba vanem kui teised. Tavalised noored insenerid, kui nad tulevad koolist välja, kui nad lähevad suure firma juurde, siis need pannakse nagu treeningust läbi ja see treening kestab mitu aastat. Neil on nagu teatud asja, mis peab tegema üksteise järele, enne kui sulle päris tööle antakse. Et sina oled juba liiga vana, kui sa sellest treeningust ka läbi jääd, käid, siis sa oled liiga vanaks jäänud. Ma ütlesin, no jah, seda küll, aga mis ma siis teen? Ta ütles, et minu nõuanne on, ära mine suure firma juurde, mine ühe väiksema firma juurde. Katsu minna firma juurde, mis võib-olla leiab midagi ja laieneb kiiresti. Sellepärast, et kui see juhtub, siis neil on igasugused inimesi kiiresti tarvis ja sul on seal karjäärivõimalused palju kiiremad. Ma ütlesin, no miks mitte, aga kas ma ei tunne kedagi, ma ei tea kedagi, kas sina tead? Ma ütlesin, ma tean. Ja tema siis soovitas mul minna selle Western Mining Corporationi juurde. See teie töö... Mis oli sel ajal väike kullakaevandusfirma. Neil oli 3 kullakaevandust Lääne-Austraalias, aga väga väike firma. Ütleme selle tööstuse mõõtude järele. Aga siis nemad tegid väga palju uurimisi,
et leida uusi maagilademeid, uusi maardlaid. Ja see teie tööintervjuu seal Western Mininguga oli ka väga vahva. See oli lihtne, jah. Kuidas see käis? No, see mees, kes oli siin Lääne-Austraalias, oli see peamees. Mina olin Adelaide'is muidugi ja kaevandused olid Lääne-Austraalias ja peakontor oli Melbourne'is. Nii et mind intervjueerida, siis see peamees Lääne-Austraaliast, tema oli selles juhatuses, ta käis juhatuse koosolekutel Melbourne'is ja ta vahel peatas Adelaide'is. Ja siis lepiti kokku, et kui ta järgmine kord Adelaide'is peatab, siis me saame kokku ja siis ta intervjueerib mind. Ja sel päeval, kui see kokkulepe, lennuk oli hiljaks jäänud. Ja tal oli üks teine väga tähtis kokkusaamine peaaegu kohe sel ajal, kui ta kohale jõudis. Ja ta helistas ja me saime kokku tänava nurgal keset Adelaide'i linna. Minu professor, mina ja tema. Ja siis intervjuu oli, kui me läksime tema järgmise selle kokkusaamise kohta. Siis käigu pealt tänaval? Käigu pealt tänaval, jah. Ja ta ütles mulle, ma kuulen, et sa tahad Western Miningule töötada. Ma ütlesin, ja tahan küll. Tehtud. Nii et sealsamas tänava nurgal saite ka kohe tööd? Oligi. Tegelikult ta nii lihtne ei on, seepärast, et professor oli talle kirjutanud. Ta oli minu kohta andmed andnud, et ta teadis minu tagapõhja ja õppetulemusi ja nüks asju. Aga tagantjärgi tarkusega võib öelda, et see oli saatuslik hetk siis ju seal tänaval. Noh, ega ma mõtlen, et tema seda ei kahetsen, mina kindlasti ei kahetsen seda. Kuidas teie karjäär Western Miningus või räägime korraks natuke veel kord üle selle tausta, et mis ettevõtte, kui suur ettevõtte ja millega tegeles Western Mining tol hetkel, kui teie nii-öelda pardale astusite? Sel ajal neil oli 3 kullakaevandust Lääne-Austraalias ja mitte midagi muud. Ainult palju uurimisi igasuguste maardlate leidmiseks. Ja siis just sel ajal oli kullakaevanduse tasuvus Austraalias läks kogu aeg halvemaks, sellepärast, et kulla hind kinnistati 1944. aastal 35 Ameerika dollari peale untsi kohta. Ja seda ei muudetud, see oli kindel hind. Fikseeritud, jah? Ja muidugi tootmiskulud läksid kogu aeg kõrgemaks, sellepärast, et oli inflatsioon ja inimesed said rohkem palka ja nagu ikka kulud lähevad tagant üles. Ja sel ajal, kui mina läksin sinna 1956. aastal, see oli juba 12 aastat hiljem, siis oli see tasuvus juba väga väikseks läinud. Ja siis Western Mining otsustas, et kuni selle ajani nad ei ole millegi muuga tegelenud ainult kullaga. Ja siis nad otsustasid, et nad peavad muutma seda ja teiste mineraalide ja metallidega tegelema hakkama, sellepärast, et kes teab, mis seda kulla hinnaga lõpuks juhtub. Ja siis just enne seda, kui mina sinna läksin, nad olid hakanud nende uurimistega üsna suurel mõõdul peale. Ja siis selle 50. aastate lõpupoole nad leidsidki suure boksiidimaardla just Lääne-Austraalia pealinna lähedal mägedes. Ja siis see toodi tootmisele ja sellest sai väga suur alumiiniumifirma Alcoa Australia, sellest tehti eraldi kompanii, millest Austraalia oli umbes pool ja siis Ameerika sel ajal kõige suurem alumiiniumtootja maailmas Alcoa oli siis see juhtosanik ja siis nende tehnoloogia ja nemad tahtsid seda finantseerida. Western Miningu seda taktikat, kuidas uusi maardlaid otsida, peeti toona väga, see oli väga uuenduslik. Isegi seda kritiseeriti ja Western Miningut, tal oli selline konkurentide poolt pandud hüüdnimi Wasting Money Company hoopis. Wasting Money Corporation. Oli küll, sellepärast, et meie tavaliselt sel ajal, see oli juba kaua aega tagasi ja
geoloogid sel ajal ei olnud, ütleme, tavaliselt kaevandustes. Kui kaevandus hakkas tööle, siis neid maagisooni ja lademeid neid jälgiti inseneride poolt ja maamõõtjate poolt. Ja harva oli, et geoloogide arvamisi küsiti, et kus võiks olla midagi veel või midagi uut. See oli sel ajal väga nii lapsekingades kaevandamise suhtes ja siis, aga siis Western Mining oli algusest peale hakanud suurt rõhku panema just geoloogiale ja muudele teadustele, et tehnoloogiale. Et nendel oli niisugune arvamine, et tehnoloogia ja teaduste kasutamisega on suuremad võimalused midagi leida, kui lihtsalt oma nina järele käia. Ja toona see oli uus asi? Toona see oli uus asi, jah. Seda isegi naeru vääristati natuke? See ei olnud tavaline ja paljud inimesed naersid sellele, jah. Ja muidugi, ega see uurimine ei ole nii, et sa hakkad uurima ja siis ülehomme leiad. Tavaliselt peab kaua midagi otsima, enne kui sa midagi leiad. Ja siis vahepeal muidugi maksab see kõik raha, eks ole. Ja eriti kui sul on geoloogid ja igasugused tehnoloogid jooksevad mööda võsa ringi. Ja siis Western Mining veel alguses tegi midagi veel imelikku, nad hakkasid õhus pildistama. Õhufotograafia, sellal see oli ka väga lapsekingades. Aga siis see nende arvamine oli, et kui sa õhus pildistad, fotografeerid, siis sa võid midagi näha, mida sa maa peal ei näe. Mingisugused nagu struktuurid või midagi uut. Ja see muidugi maksis ka raha, nii et need konservatiivsed prospektorid pidasid seda raha raiskamiseks. Ja sellepärast siis Wasting Money Corporation. Kui teie nüüd pardale astusite, mis siis teie esimene ülesanne oli Western Miningus? Mina olin alguses kohe maamõõtjaks. Seal oli üks Alma kaevandus. Ja siis... Milles see töö täpsemini seisnes? Lihtsale inimesele on vaja selgitada vist. Noh, seal on need käigud ja šahtid, need peab teatud kohtadesse panema, eks ole. Ja kui need tunnelid tehakse, kaevandatakse, siis keegi peab juhtima, kuhu minna. Ja siis muidugi, et kui hakatakse vahest kahest otsast selle tegema, siis peab keskel kokku saama. Ja maamõtjad on sellest vastutavad, et need tunnelid ja šahtid ja kõik need avaused, mis tehakse, on õigel kohal. See on üks. Ja teine asi on see, et kaevurid maa all, nendele ei makstud tunnipalka, nendele maksti selle eest, kui palju nad tegid, eks ole. Need, kes tunnelid tegid, need maksti mitu meetrit tunnelit või mitu jalga tunnelit, eks ole, oli lõpetanud. Need, kes maaki murdsid, et seda rikastusfabrikusse saata, nendele maksti selle eest, kui palju nad murdsid. Ja seda pidi mõõtma, eks ole, seepärast see töökoht, kus nad seda murdsid, mõõdeti selle töö aeg oli 2 nädalat tagant. Palka maksti iga 2 nädala tagant. Ja selle 2 nädala alguses siis see maamõõtja pidi mõõtma ära selle avause suuruse ja siis 2 nädala lõpus mõõti selle ära ja siis kalkuleeris, kui palju oli murtud, eks ole. Nii et see oli jälle üks töö, mida pidi tegema. Kuhu te sattusite? Mina olin Lääne-Austraalias ühes kohas, mille nimi oli Bullfinch. Bullfinch on ühe linnu nimi tegelikult. See on umbes Perthi ja Kalgoorlie vahel. Ja see oli toona nüüd siis juba, see oli ikka kullakaevandus veel? See oli kullakaevandus, jah. No kui suur umbes see oli see kullakaevandus? Toodangu mõttes suurusjärgus? Meie ütleme, kuidas seda mõõta, seal oli see Bullfinchi asula, kus
enamus inimesi, kes seal olid kaevanduses töötajad või nende perekonnad. Ja muidugi oli postkontor ja pood ja, aga neil oli vähe. Ja seal oli 1500 inimest. Nii et kaevanduses töötas vast 500 inimest. Ülejäänud oli nende perekonnad. Kuidas teie karjäär edasi läks sealt? Noh, siis seal oli, see Bulfinchis oli see kõige suurem ja keskmine kaevandus. Ja seal oli ka see rikastusfabrik, kus pärast kui maak murtakse, siis ta läheb rikastamisele, kus purustatakse ja püüstatakse ja siis leotatakse, võetakse kuld välja. Ja see oli Bulfinchis, aga siis ümbruskonnas oli veel 3-4 väiksemat kaevandust, kus oli kaevandus, aga mitte rikastusfabrik ja see maak, mis seal murti, toodi veoautodega sinna kesksesse rikastusfabrikasse. Ja 2 aastat, 3 aastat pärast seda, kui ma sinna läksin, siis pandi mind ühe nende satelliitkaavanduste juhatajaks, umbes 80 kilomeetrit Bulfinchist. Palju väiksem koht, palju väiksem kaevandus. Nii et seal ma olin nagu selle ülemuseks, selle väikse kaevanduse ülemuseks. Ja seal me olime 2 aastat. Ja siis seal oli Western Mining oli sellainen niisugune kord, et peakorteris Melbourne'is ei olnud alalisi tehnilisi jõude. Peakorteri nagu administratiiv keskus. Ja siis juhatus sai kokku seal, direktorid pidasid oma koosolekud, kõik arved peeti seal ja finantsiasjad tehti seal ja kõik, mis oli tarvis administratiiv asjadeks. Aga siis tehnilisi alalisi jõude seal ei olnud, seal toodi kuskilt kaevandusest iga aasta keegi, kes oli seal selle ajutiseks tehniliseks jõuks, kui oli tehnilist midagi tarvis teha. Peadirektorile või siis juhatuse esimehele või kellegi teisele midagi teha või nõu anda või mis tarvis oli. Ja siis 1960 aastal saadeti mind sinna. Ja siis see oli 1 aastaks. Sel ajal oli just pärast seda, kui see oli pärast seda, kui see boksiidimaad oli just leitud ja seda hakati tootmisele viima. Selle Ameerika kompaniiga oli läbirääkimisi tarvis teha ja plaani oli tarvis teha. Ja siis vahepeal meie geoloogid olid ühe Rovamaagi maadla leidnud. See tuli tootmisele tuua ja selles meil oli ka Ameerika partnerid, 2 Ameerika firmat, kaevandusfirmat. Ja tuli nii välja, et selle asemel, et peakorteris oli väga palju tehnilist tööd vaja teha sel ajal. Ja selle asemel, et ma oleks olnud siin 1 aasta, ma olin 4 aastat. Selle ajal, kus need asjad kõik toimusid. Ja see oli väga huvitav aeg, see oli tõesti mitte ainult, et oli palju teha, aga väga huvitav oli kõik. Nii et see aeg, kui teid nii-öelda kutsuti sealt keset kõrbe asunud kaevandusest nii-öelda peakorterisse Melbourne'is tööle, see oli just see hetk, see langes kokku selle ajaga, kui täpselt, kogu kompanii laienes. See oli just täpselt. Ja see oli muidugi minul oli see väga huvitav ja väga õnne asi. Ja selle tuules siis ka teie edasine saatus ja karjäär? No jah, kompanii firma laienes kogu aeg. Inimesi oli tarvis. Mina olin sellega juba tegevus olnud, ma juba teadsin, kuidas need projektid olid, mis sisse käisid kõik. Nii et ma olin nagu heal kohal, eks ole. Nii et väga kiiresti te saite ka väga suurt vastutust kohe juurde? Jah, mul pärast 4 aastat Melbourne'is mind saadeti Lääne-Austraaliasse tagasi. Lääne-Austraalias oli üks meie tegevdirektor, kes oli kogu selle Lääne-Austraalia tegevuse juhataja. Tema elas Kalguuris alguses, aga siis meil oli sel ajal juba
me oleme vahepealt niklit leidnud. Tegelikult me sel ajal veel ei olnud, aga pärast seda kohe leidsime. Aga selle alumiiniumi tegevusega ja rauamaagi tegevusega oli juba nii palju, valitsus oli, see Vabariigi valitsus oli Perthis, valitsusega oli selle tegevdirektoril nii palju tegemist, et ta otsustas, et ta korib üles Perthi, elab Perthis. Seal on, ei raiska aega edasi tagasi rändamisega. Ja siis mind saadeti Kalgoorisse tema asetäitjaks. See tehniline keskus jäi Kalgoorisse ja mina olin siis selle eest vastutav temale. Nii et see oli mul jälle huvitav juhus. Just pärast seda, kui me sinna jõudsin, leidsime niklet just Kalgoori lähedal. Ja see oli muidugi jälle väga suur tegevuse laienemine. Sellepärast, et see niklimaak oli väga kõrgekraadiline. Ja selle oli just suur niklipuudus maailmaturul. Hinnad olid kõrgesse läinud ja kunded olid, seisid reas ukse taga, ütlesid, kas me saame osta. Nii et meil oli siis, otsustasime väga kiiresti selle tootma hakata, see niklit tootma hakata. Kõik tavalised need, kuidas tavaliselt plaanitatakse ja ette mõeldakse ja kõiki asju uuritakse ja seda lihtsalt ütleme, et unustame selle kõik ära. Peamine asi, hakkame tootma. Ja tegime otsuseid, nii kuidas pidi tegema koha peal. Ei olnud mingid lubasid ega eelarveid ega midagi. Ja läkski nii, me 17 kuuga, lähen kui 1,5 aastaga, sellest ajast saadik, kui esimene auk puuriti sellest maadlast läbi, hakkasime niklit tootma. Tavainimene võib-olla ei saa aru, kui kiiresti see ikkagi on 17 kuud sellise kaevanduse jaoks. Tavaliselt see oleks 4-5 aastat võtnud. Et see oli ikkagi rekord? See oli ikka rekord, jah. Ja siis muidugi me tegime mõned otsused, mis me tegime, ei olnud õiged. Neid pidime pärast parandama. Aga see oli väike viga, sellepärast, et sellest ei olnud mingit suurt probleemi. Peaasi, et me saame turule sisse selle ajal, kui suur nõudmine oli selle nikli järele. Sellepärast, et tavalistel aegadel maailma niklit turgu varustati 2 suure Kanada firma poolt. Nendel oli midagi 80% maailma turgu. Ja kui meie oleks katsunud tavalisel ajal selle turule sisse saada, meil oleks väga raske olnud, sest nad oleks selle meie elu väga raskeks teinud. Ja muidugi hinnad oleks palju madalamad olnud. Nii et see oli tähtis sel ajal just sinna sisse saada. Ja kui hiljem nõudlus langes, nagu see langes 70. aastal pärast seda, kui hinnad 4-kordseks läksid. Ja siis, kui hinnad juba langesid, siis me olime juba tööl, meil oli kõik juba valmis, meil oli tehas, kõik oli olemas, nii et see oli juba seda allaminekut, turu allaminekut oli juba palju lihtsam üle elada. Pärast seda suurt ja kiiresti tööle pandud nikli kaevandust, milline oli järgmine oluline verstapost? Järgmine leid oli üks uraani maad Lääne-Austraalias. See oli 1972. aastal. Aga siis sellega oli meil, see ei ole veel praegu töötamas. Sellepärast, et just pärast seda, kui me selle leidsime, hakkas suur uraanivastane kampaania Austraalias. Enne seda olid kõik poliitilised parteid Austraalias olnud tuumaenergia ja uraani ja selle poolt. Ja seal oli, isegi valitsus oli katsunud ise sellesse uraani ümbertöötamisesse tegevusse astuda. Aga siis poliitika muutus, see tuli välismaalt meile. See oli üle maailma sel ajal, uraanivastane liikumine. Ja meil ka
ja siis meie ei olnud, meil ei antud valitsuse poolt luba seda uraanimaardlat töötlema hakata. Ja nagu ma ütlen, see on praegu veel ei ole tootmisel. Ja siis järgmine pärast seda, see oli 1970 aastate lõpupoole, 1975-76 oli see suur leid, see oli see Olympic-tamm, mis oli Lõuna-Austraalias, põhjapoolses Lõuna-Austraalias, peaaegu Austraalia keskel, mis on üks väga-väga suur vase, uraani ja kullamaardla. Enne kui me hakkame nüüd Olympic-Dammist leidma, mis on tõeline siis selline epohhiloov ja ajalooline leid, et võib-olla peaks selgitama natuke seda loogikat, et mismoodi see uurimine käib. Et ei ole ju niiviisi, et te käite mööda Austraaliat ringi ja puurite auke, kuhu nagu ise tahate. Kuidas see maakasutuse load on ja mismoodi üldse siis firma need õigused omandab sellele maale, et ta kuskil võib uurida? Mismoodi see käib? Mineraalid Austraalias on omatud osariikide poolt. Iga osariik omab mineraalid tema pindalal ja nendel on õigus anda luba kas siis uurimiseks või siis kui midagi on leitud selle tööle toomiseks, kavandamiseks. Nii et kui te tahate midagi uurima minna, siis te peate kõigepealt luba saama. See ei ole tegelikult see kõige esimene küsimus. Kõige esimene küsimus on, kuhu uurima minna. Sellepärast, et Austraalia maa on suur ja kuhu sa lähed. No muidugi kõige tavalisem asi on, et sa lähed sinna, kus juba midagi on enne leitud. Et võib-olla on seal teisi maardlad samas piirkonnas. Nii et paljud hakkavad sellega peale, nad lähevad sinna, kus on juba kavandused olemas või kus on enne olnud ja siis hakkavad seda pindala uuesti uurima. Teine asi on muidugi minna kuhugi, kus veel ei ole kunagi midagi leitud. Sellepärast, et seda midagi leitud ei ole, see tähendab, et seal midagi ei ole. Ainult see tähendab seda, et seal ei ole midagi leitud. Ja seal on tegelikult võimalusi väga-väga suuri leida teha. Sellepärast seal oli kunagi keegi enne käinud. See on nagu puhas leht, eks ole. No ja meie tegime mõlemad, aga siis see suur leid Lõuna-Austraalias, see oli just niisugusel kohal, kus kunagi keegi enne ei olnud midagi leidnud. Seal ei ole mingid maapealsed, tavaliselt on leitud maardlad, neil on maa peal mingisugust märke olnud, et seal on võib mineraale olla. Kas on siis maagitsoon tuleb maale välja ja siis seda võib katsuda sügavamal jälgida või on siis näiteks kui ka maagitsoon ei tule maa peale välja, kui ta on maa pealispinna lähedal, siis tavaliselt see murenud kivim, mis seal peal on, Austraalias on meie kliima on niisugune, et ega meil värsket kivi maa peale ei tule. Mis maa peale tuleb, see on alati juba murenenud, sellepärast on aasta sadade, tuhandete või miljonite jooksul on päike ja tuul ja vesi on ta juba ära teinud. Aga kui see kivim ise on võrdlemisi selle pealispinna lähedal, siis see murenenud kivimid seal peal, nendel on niisugused anomaalsed metallisisaldus. Te võite võtta sealt proove ja need analüüsida ja kui need kaardi peale märgite, siis te näete, et ühes kohas on vasesisaldavus kõrgem kui mujal või niklisisaldavus või kullasisaldavus, mis ta on. Ja väga-väga väiksed sisaldavused, aga siiski anomaalsed. Ja kui on midagi niisugust, see on juba näpunäide, et seal võib midagi olla, siis te saate suure ala väiksemaks teha, ütleme,
ütlen, et see ala, kus te peate, mille vastu peate huvi tundma on juba, saate väga suure palju väiksemaks teha. Siis on muidugi geofüüsilised analüüsid, näiteks raskusjõude mõõdetakse, käite mööda maapinda ja iga 50 meetri või 100 meetri tagant mõõdate raskusjõudu. Sama võite leida, et seal on mingisugune anomaalne raskusjõud on teaduskohal, mis tähendab, et seal on maa sügavuses on sellel kohal mingisugune raskem kivim kui ümbruses. Ja muidugi metallimaagid on raskemad kui tavalised kivimid, see on nagu näpunäide. Või võib olla magneetiline, samuti võib olla magneetiliselt mõõta. Saate magneetilise anomaalid kindlaks teha. Ja siis nüüd on veel igasugused elektrilised mõõte tegevused, mõõteaparaadid, kus te käite, saate maa sisse elektrivoolu, nõrka elektrivoolu ja kaugemal mõõdate seda. Ja kui seal on midagi anomaalselt maa sees, siis see mõjustab seda, kuidas see elektrivool ühest kohast teise läheb maa seest läbi. Ja muidugi kõige tähtsam on see geoloogia. Geoloogia peab olema niisugune, et seal võib maagi esineda. Teatud kivimites, teatud maagid esinevad, teistes kivimites nad ei esine. Nii et geoloogia peab olema sobiv. Ja vahest on veel maapind, maakoor. Meie mõtleme, et kivi on nagu soliidne asi. Et on kõik nagu üks suur asi. Ei ole sugu üks asi, on kõik murtud. Seal on aja jooksul, miljonite aastate jooksul see maakord on liikunud. Ja seal on igasugused murrud sees. Ja tegelikult, kus need need lahused tulevad maa seest, maakera seest, kus on vedel, need tulevad just nende murdude kaudu maa pinnale lähedale. Nii et kui te võite niisugust murrukohtasid näha või leida, siis see on ka näidis, et seal võib olla maaki. Aga ma saan aru, et sellel konkreetsel kohal neid märke praktiliselt ei olnud või? See märke ei olnud, seal oli üks teoreetiline, geoloogiline niisugune mudel oli. Üks meie geoloog käis doktoritööd tegemas ja siis tema doktoritööks oli üks geoloogiline mudel, missugustes kivimites võiks vask esineda Austraalias. Ja muidugi hakkas peale tuntud leidudest ja siis seal pani oma teooriaid juurde ja tegi niisuguse mudeli, mida enne ei olnud kasutanud. See oli nagu uudismudel. Ja siis nemad käisid siis pärast seda, kui ta oli oma seda teinud ja firmasse tagasi tulnud. Nad käisid ümber Austraalia ringi ja katsusid leida kohti, kus see mudel võiks sobida, kus on niisugune geoloogia, kus see mudel võiks juhtuda, kus selline olukord võiks juhtuda. See oli üks asi. Ja nad leidsid umbes 10-20 kohta. Üks oli just see, kus hiljem seda maaki leiti. Teine asi oli, et seal oli raskusjõu anomaalia samas kohas. Ja siis oli ka magneetiline anomaalia. Ja seal oli ka struktuuride kokkusaamise koht. Maapinna struktuuride, maakoore struktuuride kokkusaamise koht. Nüüd seal maapinna peal ei olnud mingit märki, et seal sügaval midagi võiks olla. Võtsime proove, analüüsisime mitte midagi. Otsustasime sellegi poolest, mina ütlen, otsustasime, meie geoloogid otsustasid. Sellegi poolest, et nad tahavad ühe augu puurida, et vaadata, mis seal on. Mis asi see on, mis kõik niisugused kokku tulevad sinna. Ja puurisidki. Esimesed 350 meetrit ei olnud mitte midagi.
350 meetri sügavuses läksid teise kivimisesse ja seal oligi 1,% vaske sees. See ei olnud tegelikult selle Olympic Dami selle maadla keskkohas, see oli väga ääre peal, aga siiski juba nii lähedal, et seal oli juba vaske sees. Ja see oli midagi 93 meetrit, oli see puud läbistab 93 meetrit kivimit, millel oli 1% vaske sees. Ja see oli juba märkimisväärne leid tegelikult. Jah, mitte see, ütleme, nii sügaval maa sees, seda ei saanud, see ei olnud tuluandev seda kaevandada. Aga see näitas, et seal oli midagi erakordset. See näitas, et te olete õigetel jälgedel. Me oleme leidnud mingisuguse koha, kus on midagi erakordset. Seal võib midagi olla. Ja siis muidugi on midagi teha, see on kogu see uudisasi 350 meetri sügavuses. Ainukene viis, kuidas edasi teha, oli rohkem auke puurida. Nii et circa vist 10 auku läks? Enne, jah, 10. puurauk lõpuks leidis niisuguse maadla koha, kus oli juba kindlasti tasuv vasesisaldavus ja 2,12%. See David Uptoni raamat algab päris värvika kirjeldusega sellest, kuidas see päev oli, kuidas te siis seda olulist proovi nägite, et mismoodi see oli too päev? No see oli nagu David seda kirjeldab. Me tegelikult see, kes oli meie uurimise, see geoloogide peamees ja siis 12 ja lahti minna, me uurisime, katsusime õli leida kõrbes kaugemal põhja pool veel, päris keskel Austraaliat kohe. Ja meil oli seal üks grupp inimesi, kes olid õlipuurimise peal tegevuses. Ja ta ütles mulle, et me lähme neid õlipuurijaid vaatama, kas tahad kaasa tulla. Ma ütlesin, tahan küll, mis ma siin istun, see on huvitav. Ja ütles, et aga enne seda, kui me sinna läheme, tee peal on see Olympic Dami puur, kus me puurime palju. Et me juba, see on tee peal ees, läheme sealt läbi. Ma ütlesin, väga hea, tore. Ja nad olid just seda 10. auku puurimas sel ajal. Ja nii me läksime, siis vaandusime seal ja siis tegelikult see puur oli 30 kilomeetrit eemal ja sellest, kus me vaandusime. Nii et me sinna puurmasina juurde ei saanudki, aga siis see mees, kes oli selle töö ülemus seal, see oli toonud need puuri, kuidas seda öeldakse? Näidised, jah. Mis on, need pannakse nagu kastidesse. See kivim on nagu ümmargune nagu silinder, mis tuleb välja. See puuri varras on sees tühi. Ja kui see puur läheb maa sisse, seal on teemant ots, siis puuri varda sisse tuleb nagu silindrine kivi niisugune näidis. Ja siis kui see varras täis saab, see tõmmatakse välja ja need näidid võetakse välja ja see puur läheb jälle tagasi. Ja muidugi sellest näeb, missugust kivimist see puur on läbi näinud. Ja nad olid toonud kaste neid meile vaadata sinna, kus me maandusime. Ja ma ei uskunud oma silmi, seal olid niisugused mineraalid, kulla säravad, vase sulfiid on üks mineraal, mis on väljast vaadates on kuldne. Ja see kivim, see näidis oli kõik seda kulda täis. Ja see oli esimene kord, kui me niisugust rekast asja olime seal näinud. Nii et te kohe saite aru, et see on midagi suurt? Pärast seda ei enam kahtlust, jah. Pärast seda on ainult küsimus, kuidas kui suur see on ja kui sügavale ta läheb ja kuidas seda misegi tegema hakata. Enne seda me veel ei teadnud, kas meil on midagi, mida saab kaevandada. Me teadsime, et seal oli mineraale ja palju mineraale. Ütleme,
selle läbimõõdu, maadla läbimõõt oli kümned meetrid. Aga me ei teadnud, et kas seal on midagi, mis on küllalt rikas ja mis seal, et seal kaevandada saaks. Pärast seda sellest ei enam kahtlust. Aga muidugi läks veel hulk aega, enne kui me saime nii kaugele, et me saame kaevandamise plaanid teha, sellepärast et see on ikka väga sügaval. 350 meetrit hakkab peale, kui läheb alla kuni 500 meetrini see kaevandus. Millised need emotsioonid olid tollal? Noh, me olime muidugi väga rõõmsad. Seda me olime oodanud ja seda me olime kaua aega. Me olime juba 20 aastat katsunud vasemaadlat leida. Olime leidnud igasugused muid, on leidnud alumiiniumpoksiidimaadla, rauamaadla, uraanimaadla, niklimaadla. Vaski ei olnud veel leidnud. See oli 20-aastase uurimise tulemus. Kui mitu korda selle aja jooksul, kui neid otsinguid tehti, oli selline tunne, et see on lootusetu? Noh, niisugust tunnet ei ole kunagi, et see lootusetu on. Küsimus on ainult, kas sa pead ikka veel edasi tegema. Mitte sellepärast, et ega me kunagi sedagi ei mõtle, et seal midagi ei ole. Aga küsimus on, kui palju tuleb veel teha, enne kui sa leiad. Ja muidugi vahetevahel on niisugune olukord, et ütlen, et võib-olla peame kuskile mujale minema proovima, võib-olla seal kergem. Aga kui ma kuulan neid kirjeldusi, siis tekib paratamatult küsimus, et kui suur roll on ikkagi teadmistel ja kui suur roll on lihtsalt pimedal õnnel? Õnne peab olema, ilma õnneta ei saa midagi. Aga siis ilma teadmisteta ka ei saa midagi. Selle olümpiami maadla peale ei oleks keegi võinud komistada. Seepärast see on 350 meetrit hakkab peale maa pinnalt. Nii et kui seal teadmistega inimesi oleks olnud, ei oleks keegi sinna midagi tegema hakanud. Sest samas oleks võinud vabalt olla, et puurid 100 meetrit eemal ja ei saa pihta. Oleks võinud juhtuda, jah. Sest ka teie firma ajaloos on olnud ju juhuseid, kus te olete puurinud minema läinud ja on tulnud konkurendid ja sealt kõrvalt leidnud midagi. On, seda võib juhtuda, see on lihtne. Sellepärast, et kui sa mõtled, kui suur see maapind on ja kui väikest asja sa otsid, isegi kõige suurem maadla on selle maapinna suurusega võrreldes väga väike. See on tõesti nagu öeldi, vanasti öeldi, et otsid nõela heinasaos. No see on midagi umbes samasugust, nagu otsiks ühte nõela heinasaos. Selle kaevanduse tööle saamine võttis rohkem kui 10 aastat. Jah, sellest peale kui 13 aastat. Esimesest puuraugust kuni esimese produktini. Ja. Miks see nii kaua võttis? Noh, mitmesugused põhjused. Alguses muidugi sellepärast, et võttis hulka aega nii kaugele jõudnud, et me teadsime küllalt palju, mis seal on, et plaane teha, kuidas seda kaevandada. Ja siis pärast seda, kui seda plaane teha, kuidas seda kaevandada, pidime muidugi proove saama, selle maagiproove, et metallurgilisi protsesse kokku panna. Seepärast see mineraloogia, selle olümpiklame mineraloogia on väga keeruline. Ja seal tuleb väga pikkadest protsessidest läbi minna, et puhtad produkte teha. Ja just sellepärast, et seal on uraani, sellepärast, et nagu vases või kullas või hõbedas ei tohi ühtegi kõige vähemalt kiirguse jäätist olla enam. Ma saangi aru, et põhiline peavalu oligi see, et te olite küll leidnud hiiglasliku, väga rikkaliku vasemaardla, aga see oli segamini uraaniga. Just. Mida paaniliselt kardeti too hetk.
nii et see tehniline probleem oli võrdlemisi suur, aga peale selle oli see poliitiline probleem, nagu ma varem rääkisin, just sel ajal suur uraani vastane liikumine. Lõuna-Austraalias oli töölispartei valitsus ja töölispartei oli just uraani vastane. Ja nemad ütlesid, et Lõuna-Austraalias uraani ei kaevandata, ei ole võimalik. Pärast seda tuli just sinna, see oli hiljem, jah, see oli just sel ajal. Ja siis muidugi selle föderaalvalitsusel oli samasugune vaidlus seal. Ja siis, kui föderaalis valitsuses oli ka töölispartei 1970. aastate alguses ja keskpaigas. Nemad olid olnud uraani poolt ja tahtnud isegi uraani töötamisega tegeleda ise, valitsus tegeleb seda. Aga pärast seda nende partei muutis meelt. Nii et sel ajal, kui me tahtsime seda kaevandamise luba saada, seda kaevandamise luba Lõuna-Austraalias, siis oli meil vaenulik valitsus. Nüüd, mis me pidime tegema? Me ei saanud, muidugi see valitsus pidi meelt muutma. Aga et valitsus meelt muudaks, pidime meile tõestama, et oli mingi põhjus selleks. Et selleks põhjust neile anda, me pidime kaevandamise plaan olema. Ja et saime neile näidata, et sellest on palju tulu, mitte ainult meile kui firmale, vaid ka osariigile, inimestele, Lõuna-Austraalia inimestele, Austraalia inimestele. Et niisugused plaani teha, et seda tõestada, meil tuli kõik see tehniline töö enne ära teha. Ja selleks oli meil tarvis partnerit, sellepärast, et me olime jälle liiga väike firma selle jaoks, et seda ise teha finantsiliselt. Ja me siis osa aega võttis see, et me otsisime endale finantsiliselt tugevat partnerit, kes oleks nõus seda raha sisse panema, et saaks need plaanid valmis teha, et me siis saaks minna valitsuse juurde ja ütleme, et muutke oma meelt. No ja me saimegi lõpuks BP, British Petroleum, tuli meile partneriks. Ja nemad varustasid kogu seda algust, seda tööd rahaliselt üsna hulka aega. Ja siis lõpuks jõudsime nii kaugele 1985. aastal, et me olime üksmeelel ja siis vahepeal oli seal Lõuna-Austraalias valitsus muutunud. Ja töölispartei asemel oli nüüd valitsuses liberaalid ja konservatiivid. Nemad olid uraani poolt. Nii et nende käest me saime selle kaevandamise loa. Pärast seda oli see Austraalia, see on keeruline asi. Austraalia föderaalvalitsus oli jälle töölispartei. Aga nemad muutsid oma uraani vastast poliitikat selliselt, et 3 kaevandusel, uraani kaevandusel oli lubatud töötada. Ülejäänud uraani kaevandused mitte. Aga 3 lubati, 1 oli Olympic Dam. Nii et tegelikult see seis pärast avastamist oli selline, et teil oli küll hiiglaslik maardla, aga võis vabalt juhtuda, et teil ei lubata seal kaevandada, eks ju? Oli võimalik, jah, me seda ei uskunud. Nii et see oli selles mõttes nagu natuke elu ja surma küsimus ka. Ja sellepärast me olime valmis nii palju rahad sisse matma nende uurimistöödeks ja siis nende plaanide kokkupanemiseks. Me olime üsna kindlad, et kui me saame need plaanid valmis ja näidata inimestele, mis selle tagajärjed on, et siis see ei ole võimalik, et see jätakse maha sisse. Nii et päeva lõpuks see risk ja see kalkulatsioon õigustas ennast. Ja lõpuks läksi nii. Aga muidugi see ei olnud kindel vahepeal.
me palju tööd tegime ja palju raha kulutasime enne, kui me teadsime, et me saame tegelikult sellest midagi kasu. No tagantjärgi või nüüd jälle seoses siin tuumaõnnetustega, eks ju, on hirmud seoses aatomienergiaga üsna suured, aga toona oli ka see väga siuke kirglik teema. Teil olid ikka protestijad olid seal ja piketeerijad kaevanduse juures. Kui oli seal Ukrainas see tuumajaam plahvatas. Tšernobõl, jah. Ja see oli muidugi väga halb, sellepärast see andis nendele vastastele uut jõudu ja uusi argumente. Nii et seal oli ikka madin, politseiga käid inimesi seal ära lohistamas? Seal oli jah, protestijad olid vahepeal, kui me olime seda kaevandusluba oli käes, olime tööle hakanud ja juba ehitasime neid tehaseid ja siis juba šahti ja siis seal olid 2 korda olid seal protestijad, kes tulid sinna kohale ja tahtsid füüsiliselt takistada, et inimesed ei saaks seda teha. Ja et ühel korral oli politsei hobustega, ratsahobustega pidid nad eemale hoidma. Mis tunde see olukord teist tekitas, selline protest? Me teadsime, et see oli ajutine, sellepärast, et olgugi, et neid oli mitusada inimest seal, see oli üldine Lõuna-Austraalias, üldine rahva arvamine oli selle poolt. Ja näiteks unioonid, töölisunioonid, kuidas isegi öeldakse? Tööliste ühingud. Ametiühingud olid ametlikult uraani kaevandamise vastu. Kui nad ametiühingute esimehed, kui nad avalikult kõnelesid, selle vastu. Aga nende liikmed töötasid meil kaevanduses. No aga seetõttu ongi mitte miljoni, vaid miljardite dollarite küsimus, et kuidas te siis selle uraani vasest eraldasite? Kuidas see käib? See on võrdlemisi keeruline tehniline protseduur, metallurgiline protseduur. Aga mitte midagi erakordset, see on lihtsalt, seda peab põhjalikult tegema. Ja see on lihtsalt, ütleme, tehniliselt, läheb natuke tehniliseks, aga alguses on see vask ja uraan kõik segamini. Kui see maak tuleb välja ja kuld ka, maak tuleb välja ja siis purustatakse ja piustatakse. Ja siis läheb läbi ühest protsessist, mille nimi on flotatsioon. Flotatsioon eraldab mineraalid sellest aherkivimetest. Ja siis mis meil on siis järele jääb, mis nimetatakse kontsentraat. See on see kontsentraat, mineraalid on kontsentreeritud selles nagu peenikene puru. Ja siis see leotatakse väävelappes. Ja väävelappe lahustab enamus uraani. Nii et suurem osa uraanist siis võetakse välja enne, kui see vasetuotmine üldse algab. Ja see uraan pärast saadetakse väävelappe lahumist välja. Ja siis see tuleb uraani oksüüdina ja see pannakse metall trummidesse ja need pannakse kinni ja need saadakse trummidesse metalltrummidega nendele, kes see uraan edasi töötavad. See ei ole Austraalias, see läheb välismaale. Nüüd see järele jäänud, mis uraani lahustamisest järele jäänud, see on enamasti vask ja kuld ja natukene uraani ka veel. Ja siis see läheb nüüd sulatamisele, sulatusahju. Ja sulatusahjus see kuld ja vask jääb sulamisse sisse, nagu seal üks näidis on. Uraan jääb sinna slakisesse, mis sellest järele jääb. Ja pärast sellest slakist välja lahustada. Ja nüüd on meil järele jäänud siis ainult vask ja kuld, aga see on veel natukene radioaktiivne. Seal ei ole uraani enam sees, aga
radioaktiivsed jäätmed on seal sees. Nii et see peab minema nüüd sellest metallina 98% metalli läheb sinna rafineerimistehasesse. Ja rafineerimistehases lahustatakse ta happes ja elektrolüütiliselt lahustatakse need metallid ülejäänust. Ja see, mis ülejäänud on, seal on kulda kah sees. Ja siis läheb eraldi töötamisele selle kulla puhastamiseks. Aga nüüd see viimane puhastamise asi on just see elektrolüütiline rafineerimistehas. Nii et kõik need metallurgilised protsessid on mujal kuskil juba kasutamisel olnud. Aga Olympic Damis on nad kokku pandud ja need peab nii väga põhjalikult tegema just sellepärast, et peame uraanist ja radioaktiivsusest lahti saama. Kui kaua selline protsess aega võtab? Ma mõtlen sellest ajast peale, kui ta maalt välja tuleb, kuni selleni, kui see rafineeritud vask pannakse sinna verna, vask on plaatina, vaskplaadid lähedakse verna, läheb umbes 2 päeva, ma mõtlen, ühest otsast teile. Aga see käib kogu aeg muidugi, see kunagi ei seisa. Nii et see vask, mis välja tuleb, mis praegu verna pannakse, see tuli 2 päeva tagasi, tuli sinna tootlemisel sisse.